tere siis taas kord minu poolt kõigile minu vaatajatele ja kuulajatele. Ja täna ma siis teen ladumise, kus vaatame konkreetselt 8–14 juuni energiaid, millele tähelepanu pöörata, mis teie elus praegusel hetkel toimub ja lähipäevil. Et teadvustada tuleks ka seda, et see ei ole ennustamine, vaid energia vaatamine, et kõik, mida sa nagu oma reaalsuses lood sa praeguse energia põhjal. Ehk siis, mida sa praegu tunned, mida sa praegu mõtled, mida sa praegu endas kannad, mis on sinu haavad, mis on sinu emotsioonid, kuidas sa reageerid, kõigest sellest sõltub sinu reaalsus väljapool sind. Et see, mis on sinu olek, seda sa lood ka väljapoole. Ehk siis väline maailm on justkui sinu peegel. Ja ta peegeldab sinu sisemist seisundit, sinu sisemist olekut. Kui sa näed seal väljas rõõmu ja ilu, siis oled ka sina sellisel sagedusel, rõõmu ja ilu sagedusel. Kui sa näed ja koged ja tunned armastust, siis oled ka sina sisemiselt armastuse sagedusel. Ehk armastus oledki sina ise tegelikult. Kui sa koged väljapool pettumust, kurbust, leina, manipulatsiooni, siis sinu sees on ka mingisugused teatud hirmud, emotsioonid, kogemused, mida sa oled kunagi kogenud. Ja nüüdseks, tänaseks päevaks sa siis lood nende emotsioonide pinnalt oma reaalsuses neid kogemusi, mida sa praegu koged. Et kui kerkib esile viha, siis on mingisugune viha sinu sees, mis on alla surutud kuskil sa minevikus olid seda kogenud ja sa ei kogenud seda läbi, ehk sa ei lasknud seda emotsiooni endast läbi, vaid surusid endas alla. Ja nüüd, kui mingi sündmus sinu reaalsuses hetkel aset leiab, siis läbi selle sul on lihtsalt äratundmine ja taaskord selle emotsiooni üles tõstmine, et sa saaksid uuesti selle justkui siis nüüd seekord läbi kogeda või tunda, et see saaks vabaneda. Sest emotsioon ei ole kehas kinni hoidmiseks, vaid emotsioon on läbi laskmiseks. Ta tuleb ja läheb, ta tuleb ja läheb. Kui me hoiame sellest kinni, klammerdume, oleme vastupannus, siis järelikult me hoiame seda enda energia väljas, mis loob siis mitte just võib-olla kõige samu kogemusi üks-ühele, aga võivad ka tekkida nendest mustrid, mis on siis samaväärsed kogemused, sarnased sündmused, aga ta võib olla täiesti teistmoodi sündmused, kogemused, inimesed sinu elus, aga emotsioon seal all on põhimõtteliselt sama, mis kuskil mujal. Sa seda emotsiooni justkui tundsid või kogesid. Et see tuum seal all on sama, see emotsioon, see tunne on seal all sama. Ükskõik, kas olukord või inimene, kes seda esile kutsub või trigerdab sinust selle, on teine. Et nii me seda oma reaalsust loome. Et kõik see, mis on meie enda sees kinni jäänud, seda me justkui vaatame sisemiselt enesele teadvustamata kogu aeg seda olukorda ja läbi selle siis see manifesteerub sinu reaalsusesse. Ja kui see on siis mingisugusest valust või emotsioonist või puudusest, millest iganes tuleneb, siis sa seda ka oma reaalsuses näed sellisena ja koged sellisena. Aga jällegi taaskord oleks mõistlik teadvustada, et sa saad selle alati ära muuta.
ja sa saad oma tulevikku läbi selle siis muuta. Et kui sa oled varasemalt võib-olla käinud sarnast rada pidi, siis kui sa tahad oma seda teed või suunda muuta, oma elus midagi muud kogeda, siis on sul vaja pöörduda iseenda sisse ja vaadata siis otsa oma nendele mustritele, programmidele, uskumustele, oma emotsioonidele eelkõige. Ja kõik emotsioonid, mis tekivad, tulevad, tõusevad, need on võimalik siis läbi tunda ja vabastada. Ja kui sa vabastad selle emotsiooni, siis kaovad ka sellised mõtted, mis loovad näiteks mingit reaalsust sinu elus, sest mõttega kaasneb tunne ja tegelikult mõte tuleb enamus jaolt ikkagist sellest emotsioonist, mis sul on salvestunud kehasse. Seega vabasta emotsioon ja kui sa vaatad taaskord seda mõtet, siis see on tühi, sisutu. Ta ei tekita sinus enam mingisugust emotsiooni. Ta on neutraalne. Ja seega on emotsioon vabanenud, seega ei ärrita sind see olukord enam ja seega sa ei vaata enam seda olukorda selliselt ja sa ei loo enda ellu seda olukorda enam. Et selliselt ta siis meie elus toimib või on või selliselt me loome oma reaalsust. Nii, aga ma arvan, et me ei hakka pikemalt enam siin edasi rääkima, vaid alustame siis selle energia vaatamisega ehk 8-14 juuni 2026 aasta, mida on oodata, mis sagedused, mis energiat teie energiaväljas siis sellel nädalal aset leiavad ja ja see energia võib juba praegu tuntav olla, et sa võid seda praegusel hetkel tunda ja kuidas ta siis kuidas sa sellega siis selles nädalas liigud, tunnetad, tajud ja vaadata võib-olla, kuidas äkki millele tähelepanu pöörata, et kui on seal võib-olla sellised energiad, mida te ei soovi kogeda, tunda, et kuidas siis, millele tähelepanu pöörata, et kuidas siis sellest võimalikult lihtsal moel mitte nüüd vabaneda, vaid kuidas sellest läbi tulla. Et kõige lihtsam moel muidugi ma võin öelda seda, et emotsioonid, kõik mis tekivad, need tulevad läbi siis tunda. See võimalus on ka tegelikult olemas minu poolt teile kättesaadavaks tehtud, kui on soov, siis võite kirjutada. Aga jah, vaatame 8-14 juuni ja samuti, kellel on soov personaalse kaardi ladumise järgi, sest see on ikkagist üldine ladumine, kuigi väga paljud siin on ikkagist märku andnud, et justkui personaalne kaardi ladumine, mida on hea kuulda. Aga siiski on ta üldine ja kellel on siis päris tunne tekkinud, et tahaks seda päris oma ladumist, personaalset ladumist, siis võite samuti kirjutada. Nii, aga vaatame, mida on siis oodata või millised energiad on siis meil 8-14 juuni 2026 aasta liikumas õhus sinu sageduses, mis on toimumas,
mis on tulemas, millele tähelepanu pöörata. ma näen, et siin on sellised energiad. mitte midagi halba ei ole siin selles nädalas 8-14 juuni. pigem tulevad mingisugused sõnumid, mingisugused pakkumised, mingisugused võimalused avanevad sulle, mis avavad sulle võimaluse sisemist küllust ja välist küllust luua. sisemist küllust siis tunda ja välist küllust luua. Et materiaalselt võib-olla kuidagi parema seis luua, võib-olla mingisugused võimalused, kuidas luua enda ellu rohkem materiaalses maailmas võib-olla seda küllust ja ka vaimses maailmas seda küllust sisemiselt. Sest tegelikkuses algab alati kõik sisemusest. Et see, mis on sinu sees, see peegeldub jällegi siis kõik väljapool sulle. Aga siin jah, mingisugused võimalused siis sulle justkui avanevad ja tekivad, võib-olla keegi võtab ühendust, võib-olla tekivad võimalused, pakkumised. selline elevus, mis loob sulle siis sellist turvalisust, heaolu, küllust, armastust. ja see omakorda avab sulle võimalused, uued uksed ja võib-olla ka loob sellist selginemist, loob taipamisi, arusaamisi, mõistmisi. Et siin nädala lõpupoole ilmselt te võtate aja maha ja mõtlete sügavalt asjadele järgi, kuhu poole liikuda, mida teha, mida öelda, mis veel kõik on võimalik. Sest et ma näen siin seda teekonda justkui, kus avanevad mingisugused võimalused, kus tulevad sulle mingisugused võimalused, keegi võtab ühendust, mingisugused sõnumid, vestlused, võib-olla mingisugused pakkumised, võib-olla lähed avastama justkui midagi, võib-olla ka reis, aga siin need suhtlused, need kommunikatsioon, vestlused, need avavad sinus selle võimaluse millegi uue suunas vaadata. Ja tekib mingisugune selgus, tekivad mingisugused arusaamad, mingisugused taipamised, tekivad uued võimalused läbi suhtluse, läbi võib-olla ka õppimise. Et nädala alguses või praegusel hetkel isegi võid sa tunda tohutut seda motivatsiooni, inspiratsiooni, võib-olla sind valdavad sellised uued ideed. sa oled täis ise sellist loovust ja energiat, inspiratsiooni. ja see energia avab sulle väga tohutult palju selliseid võimalusi, uksi, just seda külluse voogu. Viib sind võib-olla rohkem ka tasakaalu iseenda sellise naiselikkuse poolega. Saad tunda läbi selle ka rohkem armastust, kogeda harmooniat. Ja soovituslik võib-olla on siin ka rohkem seda looduses olla, et siin esimene nädala pool justkui näitab ka seda rohelisust ja loodust, keisrinna sümboliseerib loodust. Toimub selline hoolivus, näitad võib-olla üles, tunned rohkem hoolivust.
kõik nagu õitseb ja kasvab sinu käes sel nädala alguses kindlasti. Et selline loomingulisus jookseb sinust justkui läbi, selline spontaansus, kergus, kõik jookseb harmooniliselt ja kergelt armastusega läbi sinu. Ja siis ongi soovituslik võib-olla tähelepanu pöörata ilule, loodusele, võib-olla toitumisele, naudingutele, mis loodus ja kõik sind ümbritsev sulle pakkuda suudab või mitte ei suuda, vaid kui sa oskad kohal olla ja vaadata, siis sa leiad sealt seda ilu ja harmooniat ja seda armastust. Et tuleb olla ainult kohal hetkes ja märgata, kuidas võib-olla tuul sasib viljapõldusid või märgata neid imeilusaid kollaseid rapsipõldusid. Ka näiteks miks mitte vaadata loodust, õitsvat loodust, neid kauneid põldusid, kus ma ise käisingi siin alles eile käisin sõitmas ja isegi see nii-öelda õitsev naat tohutute suurte väljadega suurel väljal oli imeliselt kaunis. Ja kui sa vaatad seda imeilusat loodust ja lased sellel endal läbi liikuda, siis see on ka üks väga küllastav hetk, kus sa tunned seda armastust enda sees ja seda ilu ja harmooniat. Et see küllus ja edu justkui soosib sind nädala alguses. Kindlasti kasuta oma hoolivust ja empaatiat. Aga empaatia ei tähenda seda, et me võtame teiste eest vastutuse või teeme kõik ära teiste eest. Et ühendu selle loodusega ja märka enda ümber seda kaunist loodust. Hoolitse ka iseenda eest. Esmatähtis on ikkagist enda karikas jällegi. Kontrollist hoolitsusse. Pööre võib-olla tähelepanu oma naiselikule poolele. Ja kui on mees vaatajaks, siis sellega pole ka mitte midagi, meis kõigis on nais- ja meesenergia olemas. Et see naiselikkus toob esile selle just nimelt selle loova energia külluse sinu siis sinu ellu hoolitsev energia ja see viljakus, see kõik saab kasvada sul, et võtta aega maha, nautida, olla looduses, süüa head toitu, näiteks naudingud, kõik sellist nauditavat, mis saab kogeda ja tunda. Et puhkus kindlasti, aja maha võtmine loob jälle taaskord sellist küllust ja loovat energiat. Ja kui sa oled sellises lõdvestuses või sellises inspiratsioonis, spontaansuses, kerguses, ka sellist rõõmsameelsust, kergemeelsust või siis sellist nooruslikku energiat, mis õhkab sinust või olla selles energias, siis see omakorda selles kerguses kõiges olles tekitab sinu enda sees sellist selgust. Sa hakkad läbi nägema asju, tekivad uued ideed, uued võimalused, täpselt samamoodi need kaks energiat siin näitavad seda. Ja uued algused
väga, väga võimalikud sel nädalal uued mõtted, uued suunad. Ja ka suhtlus on siin nädala sees päevakorras, et ka 2 kaarti rõhutavad ka suhtlemist ja läbi selle kommunikeerimise ja sellise kerguse, mitte pinges olemise, tekivadki alati sulle siin täiesti uued algused, uued võimalused, uued taipamised, selgusmomendid, tõde tuleb näiteks päevavalgele, mingisugused läbimurded, mingisugused otsused, et siin nädala lõpupoole siis tekivadki sellised selgusmomendid, sellised läbimurded, võib-olla mingisugused ideed, arusaamad, mõistmised, taipamised, kus võib-olla sa mõtledki, et on vaja võib-olla teha mingisugune pööre, mingisugune otsus, mingisugune asi selja taha jätta, mingisugune uus tee valida, uus algus, keskenduda millegile, võib-olla, et siin sa liigud veel omakorda nagu sissepoole. Et võib-olla mingi tõde tuleb ka ilmsiks siin, kas sinu enda sees või väljapoolt, ja selgineb selline mõtlemine ja tekivadki uued arusaamad, uued ideed, mis panevad sind omakorda siis sissepoole vaatama ja mõtisklema sügavalt nende asjade üle, et siin nädala lõpupoole ongi justkui te liigute sellisest kergusest ja spontaansusest, liigute nagu edasi nagu justkui sellistesse selgusmomentidesse, taipamistesse, mis omakorda liigutab sind justkui enda sisse vaatama. Mida ei tähenda just tingimata eraldust siis välismaailmast või siis nagu justkui üksinda olemist, vaid just nimelt seda endasse liikumist, mis on tegelikult kõige alguspunkt. See üksinda olemine toob tegelikult veel enam selgust, veel enam tarkust. See sisekaemus juhatab sind sügavamale eluteele. Tekivad mingisugused juhatused, arusaamised, mõistmised. Ja sa ise nagu ka liigud nagu sellisesse mõtisklusse. Võib-olla otsidki sa iseennast sügavamalt ja just nimelt läbi selle kerguse, spontaansuse, rõõmsameelsuse, loodusega ühenduses olemise, enese eest hoolitsemise, loodki sa selle selguse, külluse ja loodki sa ühenduse iseendaga läbi sissepoole liikumise, vaikuse. Hakkad sa asju mõistma palju sügavamalt, tekivad need mõistmised, arusaamised, taipamised. Ja läbi selle omakorda sa lood oma ellu nii füüsiliselt kui vaimselt seda küllust. Vaimselt sa hakkad kõigepealt endas looma algselt ja siis tulebki see su füüsilisse maailma, siia 3D-sse. Aga ma võin julgelt öelda, et su suhtlused ei katke ja suhtlused jätkuvad ja sa tunned väga palju rõõmu suhtlustest, võib-olla sõpradega koos aja veetmisest, võib-olla oma kaasaga taaskohtumisest, tulevad mingisugused ettepanekud, võib-olla ka reis, võib-olla sul on mingisugused ettekujutused, mingisugune soov kuskile liikuda ja see liikumine justkui, kui hetkeks võtad justkui selle aja maha, siis mingi aja jooksul läheb see uuesti taaskord täie vungiga tööle ja taaskord saad nautida seda kergust ja küllust, spontaanseid otsuseid, spontaansust,
kõik see voolab sinust välja, et siit tulevad veel mingisugused pakkumised, ettepanekud, võimalused. ja mõne aja pärast justkui võib-olla, kui hetkeks võtad justkui selle aja maha, oled justkui endas tõmbunud, võib-olla selle välismaailmaga nii palju ei suhestu, mis ongi vajalik ka meile kõigile, seepärast et inimesed tihti tormavad sinna väljapoole, otsivad kontakti inimestega, suhtlust, stimulatsiooni, mingisugust dopamiinilaksu, et ei olda iseendaga, siis sa ei suuda ka luua endaga kontakti ja sa pead kogu aeg tegutsema, et looma mingisugust küllust, rahalist sissetulekut, sellise tundetasandil, seda heaolutunnet ja kõike muud. Et selleks sa pead kogu aeg pingutama, kogu aeg olema pinges, kogu aeg mõtlema, kogu aeg tegutsema ja noh, see ei ole siis selline loomulik viis elada, vaid sa pead kogu aeg tegutsema. Aga just nimelt, kui sa vahepeal eraldud, kuulad vaikust, oled iseendaga, kuulad iseenda tundeid, iseenda mõtteid, iseenda emotsioone, paned tähele kõike seda ja ühendud loodusega, vaatad, mis sinu ümber toimub, naudid seda kõike, päikest, merd, jõge, puid, linde, kõik neid helisid, neid lõhnasid, neid segunenud lõhnasid, mis sinu ümber kõik on. See toobki sind kohal olla. Toob ära sind minevikust, toob ära sind tulevikust, oled kohal hetkes ja naudid seda. Ja siis sa saad aru, et see tunne, mida sa otsid võib-olla sealt väljapoolt, on see armastus, on see rahu, on see küllus, on see rõõm, naudingud, tekib alati sinu enda seest. Kui sa oled kohal hetkes, seda saad tunda praegu kohe, kas oma kujutlusvõimes, kas looduse keskel olles, kas linnulaulu kuuldes, kas partneriga koos olles, tema häälekõla nautides, tema komplimente, tema ilusat nägu või keha vaadates, tema žeste jälgides, mida iganes, võib-olla lapse naeru kuuldes, lapsega tegeledes, lapsega koos midagi teha, mida iganes. Ja kui sa selles hetkes oled, siis sa paned tähele, et sa oledki juba kohale jõudnud, sa tunnedki seda rõõmu, sa tunnedki seda naudingut. Aga tihtipeale, mida inimesed teevad, nad klammerduvad selle külge või nad vaatavad, et see mulle ei sobi. Ma olen selle suhtes vastupanus või klammerduvad või siis on kuskil minevikus, kus mõtlevad, et ai, mul oli see ja kuidas ma saan nüüd praegu sind rõõmustada. Või tulevikus, et ma kardan selle pärast, et äkki ta läheb kuskile ja enam ei kohtu või muretsed millegi muu pärast, siis sa ei ole kohalolus ja sa ei saa ühendust iseendaga ja sa ei saa nautida seda iseennast ja seda loodust sinu ümber ja neid kogemusi, mis sinu ümber on. Et läbi endaga olemise tuleb eneseteadlikkus, tarkus. Läbi sisekaemuse tuleb mõistmine, avardumine. Ja sealt sa saad hakata saama neid vastuseid, mida sa võib-olla oled otsinud kogu aeg väljapoolt. Ja nii on, et kui sul on vaja mingisuguseid vastuseid, siis need vastused on kõik enda sees olemas. Ja siin anda endale see,
vaikus ja ruum on ülimalt soovituslik. Ma vaatan veel seda erakut. ja läbi selle iseendaks olemise lood sa ühenduse aina rohkem iseendaga. Läbi selle eralduse, iseendasse vaatamise, üksi olemise, vaikuses olemise, sisekaemuse, mõtiskluste ja tunnete, mis on ülioluline, tunnetada seda kõike oma vaikuses, iseendaga olemises. Lood sa aina rohkem kontakti iseendaga, lood sa edu ja küllust, heaolu. Sinus kasvab enesekindlus. Sa muutud rohkem iseseisvamaks. Sa hakkad läbi enda looma ka sellist rahalist stabiilsust. Sinu eneseväärtus tõuseb. Sa muutud küpsemaks, teadlikumaks. Ja sa hakkad mõistma ka võib-olla seda, et kuidas oma töövilju nautida. Mitte ainult teha tööd, mitte ainult keskenduda sellele 3., 4. asjale, vaid nautida, võtta aeg maha ka. Ja nautida seda võib-olla luksust enda ümber. See luksus võib olla kelle iganes jaoks, milline iganes. Luksus võib ühe inimese jaoks olla mingisugune luksusvilla või mingisugused peened restoranid, teise jaoks võib olla, ma ei tea, metsa minnes kuskil igluus ööbides või kuskil telgis ööbides või metsas jalutamine, mida iganes. Igalühel on see luksus midagi tema jaoks. Just nimelt see, mis tema jaoks on. Aga sa lood läbi selle taaskord sellist edu ja sõltumatust ja lood iseendaga rohkem rahulolu. Sa saavutad selle rahulolu. Ja mida rohkem sa endas oled kohal, seda rohkem see küllus hakkab sinu ellu voolama. Uksed ja aknad hakkavad avanema. Ja iseseisvus ei tähenda tingimata seda, et ma olen iseseisev ja mul pole kedagi kõrvale vaja, vaid siis just sa oledki sellises küpses keskmes iseendaga või joonduses iseendaga, kus sa oled harmoonias, sa oled tasakaalus ja sa suudad luua armastavaid suhteid partneritega, teiste inimestega. Sest sa ei ole sõltuv teistest sellisel määral, et teised peaksid kuidagi midagi tegema või mingil kujul sinu elus esinema, et sina tunneksid ennast hästi, vaid see hästi tunne tuleb juba enda seest. Ja kõik inimesed, kes sinu elus osalevad, on lihtsalt boonuseks ja täienduseks sellele niigi hästi olemisele tundele. Et kui sa saavutad enda sees selle heaolu ja külluse ja harmoonia ja armastuse, siis lihtsalt see väline on kõik boonuseks, mis ma algselt juba ütlesin, et kui sinu sees voolab seda küllust ja headust ja tasakaalu ja rahu, sa õhkud enesekindlusest, sa õhkud tänulikkusest, sa õhkud armastusest, siis see väline 3D füüsiline maailm hakkab sulle seda näitama. Ja sa hakkad seda aina enam ja enam kogema. Et niimoodi see maailm peegeldab sinu sisemist olekut sulle.
kui sinus on õnn, rahu, heaolu, siis sa koged oma välises reaalsus aina rohkem seda õnne, rahu, heaolu, mis loob veel rohkem seda tunnet, aga sa ei tohi sellesse klammerduda ja sa ei tohi sellesse sõltuda. Ja müntide 9 näitab, sa oled sõltumatu, iseseisev. Ja kõik väljapoolt, mis tuleb, see on sulle kingituseks, boonuseks. Aga sinu seest algab kõik. Nii see iseseisvus, küllus, edu, heaolu, enesekindlus, tänulikkus, eneseväärtustamine, armastus, stabiilsus, harmoonia, kõik tuleb sealt. Ja siis saad kogeda ka väliselt. Aga minu poolt kõik. Loodetavasti oli sellest ka kasu, abi. Oli tore kuulata. Ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!